hakkame aga harjutama. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina olen harjunud sellega, et kui ma ütlen kellegi tere, siis öeldakse vastu. Ma näen teile hästi. Eks see kirik üks selline keeruline paik on, et kuidas suhestuda ja mida siin tohib teha ja mida ei tohi teha ja ega väga palju sellest ei räägita ka. Ma olen isegi mõelnud mõnikord selle peale, et kui ma siin olen juttu ära rääkinud, et kui kõigile, kes esinevad, plaksutatakse, siis minule ei plaksutata. Ei praegu ei pea, ma olen lõpetanud ja pärast ei pea. Aga see sissejuhatus oli pigem sellest, et ega ongi keeruline. Ja kui sa siia kirikuhoonesse tuled ja oma pilgu siia üles tõstad, siis siin on ju mingeid asju, millest väga täpselt ka ei tea, mis mingi tähendus on. Ma täna tulin kirikusse sisse ka, mõtlesin, et kas ma olen jälle halb kirikuõpetaja, kes läheb, ütleb õpilasele, kes on võib-olla üks kord aastas kirikusse tulnud, võta müts peast ära. Siis ma üks aasta tegin seda, siis pärast mõtlesin, et inimene tuleb kirikusse, siis saab sõimata. Pole ju ka üks ilus jõuaeg, on ju. Aga miks ma seda kõike räägin? Siis ikka sellepärast, et eks me inimestena tegelikult unustame väga palju asju ära. Või võtame asju nii-öelda iseenesest mõistetavalt. Me ei pane tähele ja me ei märka. Meil on käes nutiseadmed, vaatan pigem mõnda YouTuberit, kelle jutu sees võiks olla rohkem piipisid kui sõnu. Vaatame, mida kuskil veel nii-öelda lahedat tehakse. Aga see, mis meid hoiab ja kannab, see kipub ununema. Kas te teate, kui vana see kirik on? Ei ole kahjuks nii palju. Pakuti 200. Aga see kirik saab järgmisel pühapäeval ehk viiluval pühapäeval 155 aasta vanuseks. Kaarli kogudus on 200 aastat vanem. Ja siin selle kiriku asemel, mitte täpselt natuke siit nii-öelda lõuna poole, oli kunagi veel üks Kaarli kirik, mis põletati Põhjasõja ajal maha. Ja 200 aastat hiljem ehitati siia see kirik. Ja neid lugusid, mis erinevate kirikutega seotud on ilmselt väga-väga palju. Aga jällegi, võiks ju küsida, miks on inimesed teinud nii suure kiriku? Mis tähendus sellel on? Ja mis mõte sellel on olnud? Kas see kirik omab tähendust ka minu jaoks või mitte? Kui te tulete siia kirikusse jõuluajal, on siin kuused. Kui te tulete siia mõnel muul ajal, siis kuuski ei ole. Aga see ei tähenda, et siin kirikus midagi ei toimu. Siin kirikus ristitakse lapsi ja täiskasvanuid. Siin kirikus õnnistatakse täiskasvanuid, kes on otsustanud kirikuga liituda. Siin kirikus õnnistatakse neid, kes on otsustanud abielluda. Laulatuseks nimetatakse seda talitust. Ja siit kirikus saadetakse viimsele teele neid, kes on lahkunud. Võiks ütelda, et see kirik, see kogudus tegutseb inimese elukaare ulatuses. Võiks öelda sünnist kuni surmani. Ja miks kirik seda kõike teeb? Siis sellel on üks ja ainus põhjus. Ja mõnes mõttes võiks öelda, et selle põhjuse tulemusena olete
Siin altri ees on jõulusõim, mille Püha Franciscus juba 13. sajandil, mitte siis seesama, aga Püha Franciscus Itaalia ühes väikelinnas tegi jõulusõime. Ja tegi ta selleks, et lihtsad inimesed saaksid aru, mis on jõulupühade kõige tähtsam sõnum. Selleks võib olla meie mõttes igasuguseid sõnumeid, aga see sõnum on üks ja seesama. Meile on sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Jeesuse Kristuse sündimise püha, mis on jõulusõime kaudu meieni toodud, tuletab igal aastal meile meelde, et see maailm, kus me elame, on väga mitmetahuline ja mitmekülgne kõigis oma tegevustes, oma hoiakutes, aga samas on üks sõnum, mis on alati. See laps, kes on sündinud, kes kasvas suureks, kes sai täisealiseks, kes, nagu me kirikukeeles ütleme, elas, kannatas ja suri, tõusis surnust üles. Ja selle sündmuse läbi on ta teinud võimalikuks selle, et kõik, kes temast kinni hoiavad, elavad. Ja mitte ainult siin ajas ja ruumis, vaid seal igavikus. Ehk siis see sõnum Kristuse päästest, tema sündimisest on ajatu. Sellepärast on inimesed ehitanud kirikuid üle maailma, on ehitanud ka selle kiriku, et tuletada meelde, et midagi on elus palju rohkemat kui mõni YouTuberi video, kui midagi, mis on möödunud kiiresti, on midagi, mis on jäävad ja püsivad. Ja kui ma ütlesin, et see kirik on kahjuks ainult 155 aastat vana, siis see kahjuks oli öeldud selle mõttega, et sõnum, mida kirik annab, on rohkem kui 2000 aastat vana ja kestab ja kannab see sõnum meil edasi. Ehk siis, hea koolipere, tahan teile soovida selleks jõuluajaks, et teil oleks korraks seda aega ja mahti mõelda sellele, mis on elu tähenduse mõte ja mis on see, mis tegelikult meile tõelist rõõmu ja rahu pakub, mis on meie elu mõte. Õnnistatud jõulupäeva teile ja kui te nüüd kuulete siin oma koolikaaslaseid laulmas, mängimas, siis iga see laul ja mäng andku teile just sellist head rõõmu ja rahu, et avada oma süda, mõte ja meel jõululapse sündimiseks. Esimesel pühapäeval ühe küünla süütud saab. Jõulupühi nädalaid oli siiski annab oodata. Teisel pühapäeval süütud aga juba küünlaid 2. Tunne aega pühadei jääb nüüd aina vähemaks. 3. pühapäeval panen küünlad põlema. Nüüd neid juba lausa 3 saab sinu laual olla. Pühapäevi täis kui 4. Ühe küünla lisaks tood oma tuppa aina rohkem jõulu meeleolu lood. Siis on jõulud jõudnud kätte sellel kaunil talvekuu. Palju küünlaid särab vastu jõuluõhtas uusi pool.
talvetaat, taadike, külmatooja, jäätise jagaja, lumelooja. Oled sa väsinud, magama jäänud, uinudes teisele küljele käänud. Et sa viibid, ei tule ega tule, et kord vihmavool luuki ei sule. Tule ja vaata päikese pale, ähmatab kodus arvetu hale. Oled siia korraks sügise ori. Tule siis taadike, korista pori. Silluta tänavad, tinuta teed, jääkate alla, aseta veed. Orasval tammu ju tahaks kaduda, ladva halja lumesse laduda. Uinuda tahaks ta taljuses vilus, et võiks ärgata kevade ilus. Kuusk aga teab, et sõbrake jõulumees kotiga vassi on kopsimas ukse ees. Selleks siis soovib, et kaoks kord vesi märg. Oksi kui krooniks ta sätetab lumepärg. Kuuseke tahab ju õhteks olla, ihaldab jõuluks ja tuppa tulla. Rõõmu ja õnne kaasa tuua. Rõõmu, mis helkes päikese palges. Hiirgavas jääs ja lumevalges, helgimas üle, aru ja aasa.
Langeb vaikselt udusulgi, siib pehmet jõululund. Pilves ülest alla ilma lumili lükata lend. Tuleb alla väikese süda, siidkirja on tikitud. Suudab valgeks musta mulla, tuuletilus läkitud. Suudab valgeks musta mulla, mured valgeks õnnelooks. Helisema jõulukella südamesse soojusooks. Langeb vaikselt udusulgi, siit pehmet jõululund. Heljub õndsus üles alla, kõik on rahu, püha tund. Valge lumekatte katab maad ja metsaraja, valge vaikus tasakesi kattustele saja. Jõulukella helin kõlab vaikses talveöös, näkapikud ammu juba masinasti tööd. Taas puistab hangedesse tuul ja hingedesse raugeb rahu. Nii palju unistusi minu sees, mis eales sinna kõik ei mahu.
ning talvedel on maa. Lumevemmed jalutavad paaris, tagaplikud tule ümber reas. Kodir puutud on saali, ajuvana liiga kumbes seas. Mõju päev ja on pime, kuid su ees sünnib ime. Sest seal on ma lööb, siis ta
imelised koorid, head õpetajad, head lapsevanemad, head vanavanemad. Jõulud on aeg, mil kirikuruum muutub justkui suureks südameks. Siia mahuvad meie rõõmud ja ootused, mälestused ja lootused. Täna oleme siia kogunenud muusika pärast. Aga tegelikult veel enam vaikuse pärast, mis aitab kuulda seda, mis on päriselt oluline. Ühel kargel jõuluõhtul ühes väikeses külas valmistusid inimesed tavapäraseks pühaks. Küünlad süüdati, laulud olid valmis, inimesed kiirustasid oma kodudesse. Aga siis nägid, et küla vana kirik oli pime, mitte kedagi ei olnud seal. Lapsed hakkasid viima kirikusse väikeseid küünlaid ja panid need altari ette. Kõigepealt esimene laps, siis teine ja järjest tuli inimesi juurde. Siis õpetaja, siis lapsevanem. Varsti ei olnud kirik enam pime. Mitte seepärast, et valgus oleks tulnud seinast, vaid seepärast, et see tuli inimeste südametest. Ja kui hakati laulma, öeldi, et see küla elab veel. Ja see oli kõige meeldejäävaid õhtu. Selles loos ei olnud midagi uhket ega suurt, aga seal oli hoolimist, julgust, koosolemist. Just need jõulude kõige põnevamad sündmused, need ei tee lärmi, kuid muudavad maailma. Ka kool on selline paik. Iga päev süütab keegi oma väikese küünla. Õpetaja, kes märkab, õpilane, kes julgeb proovida, lapsevanem, kes toetab, kolleeg, kes aitab. Need väikesed teod loovad valguse, mis kannab meid läbi pimedate aegade. Täna siin kirikus meenutame, et jõulude suurim ime ei ole mitte kingitustes ega kiirustamises, vaid oskuses olla kohal üksteise jaoks. Soovin, et need jõuluks annaks meile rahu, lootust ja julgust olla ise valguseks. Ja see valgus kestaks ka siis, kui küünlad on kustunud ja pühad on möödas. Ilusaid jõule!